Lugupeetud minister, kui te lubate, ma loen, ma lihtsalt pean teid tsiteerima. Hiljuti tegite ettepaneku anda ameeriklastele meie maavarad, sealhulgas fosforiit ja haruldased muldmetallid, väites, et see tagab meie julgeoleku. Seejärel ütlesite aga ootamatult. Möödunud on aeg, mil me ootasime, et keegi teine tagaks meie julgeoleku. Euroopal on aeg hüppata auto tagapingilt rooli. See oli tsitaat. Küsimus, kas USA on endiselt meie peamine liitlane ja julgeoleku garant või on olukord muutunud? Aga sel juhul, milles seisneb nüüd meie välispoliitika? Aitäh. Härra minister, palun. Hea küsija, tõepoolest Ameerika Ühendriigid on Eestile, on NATO-le, on Euroopale kõige olulisem julgeolekupartner ja kogu maailmas kõige võimsam sõjaline jõud, kellega me teeme koostööd. Eesti on juba üle 20 aasta NATO liige ja kui siin on soov ühest saaliservast ühel erakonnal ja siis traditsioonist ka teie poolt esitada just neid küsimusi, mis õõnestaksid seda selgushetke, et kas meil ikkagi on julgeolek olemas või mitte, et siis ma vastan veel kord, et Eesti on kaitstud rohkem kui kunagi varem. Ja mina ei pillu suvalisi loosungeid, vaid ma uuesti kordan üle, et kõige ilmekam on jälgida tegusid. Ja ka Eesti meedias on nüüd tänasest väljas see informatsioon, et Ameerika Ühendriigid otsustasid taastada oma sõjalise abi Balti riikidele. See on üle 200 miljoni euro väärt sõjaline abi. Seda abi on antud iga aasta vastavalt meie omavahelistele kokkulepetele. Iga aasta on ka kongress ja ka senat need abipaketid kinnitanud. Ja nüüd, kui president Trump sai Ameerika Ühendriikide presidendiks, siis peatati kogu Ameerika globaalse abi andmine selle eesmärgiga, et teha seal revisjon ja vaadata üle, mis on oluline, mis on ebaoluline. See konkreetne samm näiteks ka välisminister Marco Rubio poolt välja öelduna, kes andis korralduse Balti riikide sõjaline abi taastada, näitab, et Ameerika Ühendriikidele on väga oluline Balti riikide julgeolekuolukord, väga oluline NATO omavaheline side ja ma arvan, et see on ka tunnustus sellele, mida Eesti rahvas teeb. Nimelt ei ole võib-olla avalikult väga teada, et igale Ameerika Ühendriikide poolt antud sõjalise abi raames antud dollarile lisame meie suurusjärgus $14 juurde omapoolse panusena. Me räägime päris tõsistest suurtest sõjaliste võimete tõstmise meetmetest, mida Eesti teeb. Ja seda mitte ainult seetõttu, et president Trump on tulnud Valgesse Majja, vaid seetõttu, et meil on see vajadus ja me jälgime väga kokkulepitud plaani NATO-s Vilniuse tippkohtumisel. Vastavalt sellele ka NATO kõrgem sõjaline juht SACEUR on andnud konkreetsed suunised, millised võimelüngad tuleb lähiaastatel täita ja seda me teeme koos nii Euroopa liitlastega kui ka Ameerika Ühendriikidega, aga eelkõige ise. Ja selle kõige eest maksavad ka ju Eesti inimesed, Eesti ettevõtjad ja ma veel kord juba võib-olla, ma ei tea mitmendat korda siit puldist, ma ütlen, et me teeme selle töö ära, aga ma olen jätkuvalt tänulik, et Eesti ühiskond saab sellest aru. Aitäh!